Tere tulemast Eesti esimesele lastekonverentsile. Meil on terve saali täis 5. kuni 6. klassi õpilasi. Ja meil on selle üle väga hea meel ja nüüd me palume meie ägedad moderaatorid, nemad võtavad sõna üle ja ongi täiesti lastekonverents. Tere, mina olen Anna-Frederika Tiivas. Ja mina olen teie tänane teine moderaator Maximilian Johan Helenius ja meie oleme Tallinna Reaalkooli 8. klassi õpilased. Mis meil täna siis plaanis on, Maxi? No meil on kava täna ikka väga tihe. Meil on 3 pingelist arutelu, meil on silmi avavad paneelid. Aga kas mõni paus või snäkk? No loomulikult, kuidas siis ilma selleta. Meil on kirjanduslikud pausid ja snäkid, tuleb ka kokkuvõte ja loomulikult meie ilma tuntud lastekirjanikest ega auhindadest. Igas lauas on lapseõiguste saadikud, kes juhivad arutelusid ja viivad läbi ka tutvumismänge, et me kõik ka tuttavaks saaksime. Aitäh! Aitäh! Ma olen Marta, ma olen lapseõiguste saadik ja esimeseks mänguks mul on vaja, et te kõik tõuseksite püsti. Nii, väga hea. Ja me hakkame selliseid asju tegema nagu read. Kõik teavad, mis on rida, ma loodan, nii et hakkame pihta. Mul on siis paar küsimust ja te hakkate ennast siis vastavalt sellele ritta panema. Ehk siis esimene küsimus on, kes täna kõige kaugemalt siia tuli. Ehk siis need, kes tulid Tallinnale kõige lähemalt, jäävad siia poole ja kõige kaugemalt jäävad sinna poole ruumi. Et siis te saate omavahel arutada ja ennast ritta panna. Nii, vist on kõik ennast ritta saanud. Väga hea. Siis järgmiseks tuleb natuke raamatuteemalisem, ehk siis mitu raamatut keegi sellel aastal läbi on lugenud. Kes kõige rohkem siis siia poole, kes kõige vähem siis sinna poole. Et võite korra mõelda, lugeda umbes kokku ja siis hakata arutama. Okei, väga hea. Siis vist oleme järgmise rea moodustanud ja nüüd tuleb meie 3. viimane rida, mis on siis, et mis on kõige paksem raamat, mida te olete läbi lugenud. Muidugi keegi ilmselt täpselt ei tea, aga mõelge umbes ja kõige rohkem siis sinna poole, kõige vähem sinna poole. Nii. Ja nüüd on viimane rida ka valmis. Ärge veel maha istuge, meil on veel mänge. Ja järgmiseks mänguks mul on vaja teid pooleks lugeda. Ja siis te tulete siia niimoodi 2 ritta, niimoodi, et te vaatate üksteisele otsa. Ehk siis ma loen teid üle, jagan teid pooleks ja siis ütlen, mis pidi tulla. Andke mulle hetk. Nii, nüüd mul on teile küsimus. Mina olen Karoli. Kas te teate, mis on speed dating? No igatahes te olete vastamisi siis ühe inimesega. Mina küsin küsimuse. Te võite isegi lähemale üksteisele minna. Et teil oleks mõnus suhelda ja siis te arutate sellel teemal, mis on küsimus. Okei. Mis koolis sa käid ja kas sulle meeldib seal? Ma võin alustada. Ma käin Tallinna Reaalkoolis. Okei, aeg on läbi. Nüüd tuleb järgmine küsimus. Nii siis, mis on su lemmikraamat? Olgu, aeg on läbi. Ja nüüd, kuna te olete juba selle paarilisega mõnda aega rääkinud, siis teeme paaride vahetust. Need, kes on siis seljaga minu poole, astuge 3 sammu vasakule, ehk siis viimane tuleb siia poole lihtsalt. Ja.
3 sammu vasakule, 3 inimest vasakule. Kui sul oleks supervõime, siis mis supervõime see oleks? Küsimus on, mis on su lemmik vaba aja tegevus? Kui sa oleksid DJ, siis mis su nimi oleks? Kui sa kirjutaksid raamatu, siis mis oleks selle pealkiri? No nii, nüüd enam minu küsimusi ei ole, vaid nüüd hakkab uus mäng ja selle viib läbi Heleri. Nii, nimelt, te olete kõik ringis. Nii, kõik on näoga ringi poole ja siis näiteks Marta tahad sa alustada? Või. Nii, Marta käes on hetkel plaks nii-öelda ja siis Marta peab valima ühe ringis seisja endale nii-öelda mängukaaslaseks, vaatad talle otsa, keegi mitte ühtegi sõna ei ütle, nad loovad silmsideme, nad mõlemad noogutavad ja nõustuvad, et nad hakkavad nüüd plaksutama ja siis nad üritavad samal ajal teha plaksu. Nii, ja nüüd on see plaksukord Karoli käes ja nüüd Karoli jälle valib omale ringist ühe inimese, silmside, noogutavad ja plaks samal ajal. Nii, ja siis me teeme seda paar ringi. Nii, nüüd saadikud võivad oma kohtade tagasi minna ja me hakkame mängima. No nii, väga lõbusad mängud, aga alustame nüüd meie tänase esimese jututeemaga ja saabki alguse meie esimene arutelu, kus hakkame arutlema pildi ja teksti võistlusareeni üle raamatutes. Põnevaid vestluseid. Sellega on meie esimene arutelu siis lõppenud ja nüüd me palume siia ette paneeli siis iga laudkonna esindaja. Maxiga mõtlesime teile siis mõned küsimused välja ja esimeseks on, et teie lemmikraamatus, et kas seal olid pildid ja kas need olid tähtsad? Ja nagu näha, teie ees on siis mikrofonid ka, millega te saate vastata ja omavahel jagada siis. Aga alustame siit poolt. Võid kätte võtta.
Minu lemmikraamatus ei olnud üldse pilte ja minu arvates see annab nagu inimesele rohkem võimalust ette kujutada, mis seal raamatus juhtus. See on parem. Minu lemmikraamatus olid pildid, aga need ei olnud midagi väga olulist seal, nii et ma arvan, ma oleks võinud ilma piltideta ka selle raamatu väga hästi läbi lugeda. Minu lemmikraamatus ka ei olnud pilte, aga oleneb väga raamatust, et mõnes raamatus on hea, kui sa saad ise seda kõike ette kujutada, aga jällegi mõnes teises raamatus on hea, kui on pilt kõrval. Minu lemmikraamatus ei olnud ka pilte ja vahel pilt võib selle keskendumise ja tähelepanu kõrvale viia, aga vahel pilt aitab ka. Aitäh teile nende toredate vastuste eest. Muidu teil on ka seal, et te võite kahekesi seda oma ees olevat jagada. Aga liigume nüüd teise küsimuse juurde, milleks on siis, et kas oled kunagi koomiksit lugenud või mingisugust graafilist romaani ja mis sa arvad, kuidas see erineb siis sellisest tavapärasest raamatust? Ma tegelikult kogun koomikseid või vähemalt kogusin. Ja ma arvan, et kõige suurem erinevus on see, et pilt ja tekst käib justkui nagu käsi käes, aga ühel inimesel väga meeldib, samal ajal teisel ajal pea valutama ja kõik on väga segane. Et koomiksid on täpselt sellised asjad, mis just ühtedele väga meeldivad ja teistele ei sobi üldse. Kas sul on ka lemmikkoomiks? Mulle meeldivad need Donaldi koomiksid. Ma olen ka varem koomiksit lugenud, aga võrreldes tavapärase raamatuga, ma arvan, tavapärane raamat on parem, kuna siis sa saad ise ette kujutada ning see on minu arvates parem kui see, et sul on kõik ette joonistatud, mis seal toimub ja kes mida teeb ja kuidas ta välja näeb. Mina olen väga suur Donaldi koomiksite fänn, aga vahel tekib selline tunne, et see pilt võiks olla seal üldse ilma tekstita, et siis saaks seda teksti ise sinna juurde mõelda. Aga võib-olla raamatutes, mis ei ole siis koomiksid, ongi parem nagu ette kujutada seda kõike. Mulle meeldivad ka väga need Donaldi koomiksid, aga vahel siis, kui ma loen nagu juturaamatuid, siis mul on rohkem tähelepanu ja nagu koomiksite lugemisel mul võib tähelepanu ära minna. No väga mitmekesised vastused, aitäh! Ja, tore kuulda erinevaid arvamusi. Kolmandaks küsimuseks on siis, kumb paneb fantaasia rohkem tööle? Kas kirjeldusraamatus või illustratsioon leheküljel ja miks? Ma arvan, et tekst paneb ikka pildi rohkem käima, sellepärast, et inimese nagu mõistus saab palju rohkem tööd teha ja igasuguseid väikseid detaile juurde mõelda. Ma arvan, et pildid võiksid pigem olla nagu lisandused ja täiustada seda teksti, kui et see teksti eest jutustada. Et tekst annab tõesti rohkem võimalusi ja kui sa loed seda teksti näiteks mitme aasta pärast uuesti, sa võid hoopis teise vaatenurga alt seda näha, samal ajal kui pilt jääb ikka enam-vähem samasuguseks. Minu arvates on kirjeldused on huvitavamad, aga illustratsioonidega võrreldes siis need on vahest veidi tüütumad, kuna vahest võib olla see täiesti teemast väljas. Minu arust ka on kirjelduse järgi on parem seda ette kujutada, aga vahel, kui on tekst nagu hästi segane, näiteks kui on tõlgitud mõnest teisest keelest raamat, siis ja seal on näiteks palju nimesid sees, siis vahel on pilt abiks ja aitab natuke paremini aru saada. Minu arust on lihtsam ette kujutada kirjelduse järgi, sest et su aju läheb rohkem tööle ja see innustab sind edasi lugemas. Sa tahad teada saada, mis edasi saab. Aga võtke natuke kokku, et mida teie enda rõhm sellest seisukohast arvas, et kas kokkuvõtlikult ikka meeldis see pilt või tekst rohkem?
meie enda rühmaga jõudsime tegelikult sellisele kokkuleppele või ühisele arvamusele, et pildid sobivad raamatu juurde kõige rohkem siis, kui need on vesivärvidega või siis, kui need on peatüki alguses kuskil nurgas mustvalgelt ja just lisandused, mitte nagu asendus teksti eest. Me jõudsime oma grupiga sinna, et kirjeldus on huvitavam kui illustratsioon. See võib vahest tüütu olla, aga see ikkagi paneb mõtte tööle ja see ongi selles asjas huvitav. Meie grupp oli siis ka pigem kirjelduse pooldaja, aga meie arust oli siis hea pilt siis, kui see jookseb algusest lõpuni. Meie grupile meeldis ka rohkem tekst, sest et me saame rohkem ise ette kujutada. Tore, et te sellised tekstiaustajad olete, täitsa meeldiv on kuulda. Aga kui te nüüd panete end sellisesse olukorda, et loete ikka sellist piltidega raamatut, siis missugused illustratsioonid aitavad sul paremini mõista või mis kõige rohkem juurde annavad? Ma arvan, et tekstid täiustavad kõige rohkem mustvalged illustratsioonid, väiksed kuskil lehenurgas, mis pigem on illustratsioonid mingitest väikestest detailidest, mitte justkui nendest tegelastest või mingitest kohtadest, vaid just ongi väiksed detailid millestki, mis on raamatus toredad. Meie arvates on see, et need võiksid olla kuskil peatükkide lõpus. Pigem aitaks seda näiteks ümbrus kirjeldada paremini, kui näiteks sõnadega ei suuda seda kirjeldust nagu ette näha, siis äkki aitab pilt paremini. No minu arust, kui juba on piltidega raamat, siis näiteks pildid mõnest kindlast olukorrast on väga lahedad ja kui pilt juba on sinna leheküljele pandud, siis tuleks nautida seda pilti ja kujutada siis neid olukordi vastavalt sellele pildile. Minu arust pildid võiksid olla pigem värvilised ja detailirikkad, et neid oleks ilus ja huvitav vaadata ka. Aga mida te arvate sõnadeta raamatutest, et kas pilt saab anda edasi terve loo sama hästi kui tekst? Ma ütleksin, et kui sulle lugeda väga ei meeldi, siis piltidega raamatud on paremad. Aga mulle endile, kellele meeldib väga lugeda, mulle ei meeldi tegelikult piltidega raamatud, sest see hakib ära selle loo, mis mul peas käib. Ja minu lemmikraamatud ongi kõik üldse ilma piltideta, sest see annab mulle endale palju rohkem võimalust seda kõike ette kujutada ja nii-öelda minna täiesti raamatumaailma sisse. Kas sul on ka mõni hea näide mingist raamatust, kus pole pilte? Minu lemmikraamat vist ongi Näljamängude saaga ja seal ei ole mitte ühtegi pilti. Aga ka illustratsioonid on tegelikult juba nagu väga tähtsad, kui neid vaatama hakata. Üks pilt võib öelda sama palju nagu 1000 sõna, aga loeb ka see näiteks see eellugu sellele. No, kui on täiesti ilma tekstita raamat, on ainult pildid, siis minu arust see paneb samamoodi mõttemaailma käima nagu tekstiga raamatud. Et näiteks kui on tekst, siis sa hakkad ette kujutama pilti ja kui on pilt, siis sa hakkad ette kujutama, et mis seal nüüd nagu, kes mida võiks öelda ja mis nad siis seal teevad. Minu arust iga pintslitõmme jutustab nagu väga huvitava loo ja sa pead lihtsalt oskama pilti ilusasti nagu õigesti vaadata, et näha seda lugu selle pildi taga. Aga kui te nüüd ise oleksite autorid, siis kuidas te need illustratsioonid sinna paika paneksite? Kas jätaksite need üldse ära?
kas looksite need kuidagi ise või leiaksite endale teise illustraatori? Kui ma kirjutaksin lasteraamatut, siis ma kindlasti võib-olla joonistaksin ise ja lustakamaid pilte. Samal kui ma kirjutaksin noorteromaani, ma ei paneks sinna pilte või siis palkaks mõne illustraatori. Ja kui ma kirjutaksin päeviku vormis, siis joonistada ise ja see oleks kuidagi nagu toredam ja minu moodi. Kas su rühm oli sinuga samal meelel? Ja me enam-vähem olime nõus, et päeviku vormis on need illustratsioonid pigem vist ikkagi kirjaniku enda joonistatud. Ma ise arvaksin, et ma joonistaksin ikkagi need pildid ise. Oleneb siis sellest, et millist žanrit ma kirjutan ning kui palju ma neid illustratsioone sinna lisan. Aga on ka võimalik see, et kui sul näiteks ei ole joonistusoskus, siis sa võid teha siukse väikse visandi ning selle kunstnikule saata, et too siis teeks siukse parema. Kuidas sinu rühmaga lood olid? Minu rühm oli selle poolt, et pigem palkaks. No minule endale meeldivad näiteks sellised pildilahendused, kus on kasutatud näiteks ainult ühte värvi. Aga ma arvan, et kui meie rühm paneks pilte, siis see oleks kindlasti rohkelt värviline ja kõik detailid oleksid ilusti välja toodud. Meie rühmal oli kõikidel enam-vähem sama arvamus, et kunstniku see joonistamisstiil peaks sobima raamatu teemaga ja kui mul oleks selle raamatuga, mis ma kirjutan, nagu suur side, siis ma teeksin ise pildid, aga kui mõni kunstnik tahaks ise väga joonistada või mulle tunduks, et tema pildiks sobiksid mu raamatusse, siis ma pigem laseksin temal joonistada. Aga nüüd siia lõpuks kiire kommentaar, et kas film või raamat ja kas film on justkui selline piltidega raamatu asendus? Ma ütleksin, et film tegelikult rikub raamatu natuke ära, sest ta muudab iga inimese kujutluspilti nii palju ja jätab tegelikult väga paljud huvitavad detailid, näiteks peategelase mõtted välja ja paljud kohad ka, mis raamatus tegelikult olid väga huvitavad. Filmis tõesti jääb paljud detailid välja, aga see on poolajast, see on sellepärast, et aega säästa siis. Meie grupp siis ikkagi eelistas rohkem raamatut, aga lahendus võiks olla ka sellele, et filmid tuleks teha pikemad. Minu enda arvamus on see, et kindlasti raamatus, kui on näiteks ainult tekstiga raamat ilma piltideta, et siis seda filmi on pärast väga imelik vaadata. Et sa vaatad, et issand, et kõik need tegelased, mida mina ette kujutasin, et need on kõik hoopis teistsugused. Et siis vahel on hea raamatut lugeda filmi asemel. Okei, kahjuks ma pean siinkohal nüüd katkestama. Kõlasid väga toredad ideed. Nii tore, et teil on mõned sarnased kohad, aga täitsa palju ka lahkarvamusi. Aga võite nüüd suundada tagasi enda laudadesse. Aitäh! Aga nüüd on meil sponsorite poolt välja pandud mõned auhinnad ja loomulikult teeme selle raames ühe toreda loosi. Kui sinu nimi kõlab, sa võid julgelt siia ette tulla. Esimesena on meil 2 Miia Milla muuseumi perepääset. Vaatame. Ita-Aru. Aitäh! No palju õnne. Ja teiseks? On meil Karmen Roht. Nii, aga lähme loosiga edasi. Meil on ka Artise kinopiletid 3 inimesele. No, hakkame siit vaikselt vaatama. No, Taja Tolmatševa, tule ette. Palun, siin on sulle 2 tükki lausa. Ja Mariette Niit.
meie kolmandaks kinopileti võitjaks on Lisette Rebane. Meil on ka loosida välja 2 Kalamaja muuseumi perepääset. Nende võitjateks on Reta Reinberg ja Liise Pärn. Nii, ja liigume meie tänase viimase loosi osa juurde. Teeme siia väiksed trummipõrinad ka, et nüüd tuleb siis 3 Tallinna Rahvaste Muuseumi perepääset. Esimeseks on Liisbet Lepasaar. No palun. Palju õnne. Jätkame. Ja Maia Pandena-Bojana. Palju õnne. Nii, ja meie tänane viimane loositav auhind läheb Emily Lamiprakile. No palun väga sulle ka üks perepääse. Aitäh meie sponsoritele. Aga aeg lendab. Nüüd on jõudnud aeg meie teiseks aruteluks, milleks on slängi roll tulevikujuttudes. Ja teil on nüüd natuke aega, et enda laudkondades seda arutada. Okei, nii. Alustame nüüd meie tänase teise paneeliga. Ehk siis kutsume jälle siin laudkondade esindajad ette ja vaadake siis vastavalt sildile, et istuge siia. Esimeseks küsimuseks, mis võis võib-olla teil gruppides aruteluks tulla, on see, et mis on kõige naljakam sõna, mida te olete raamatus kunagi kohanud? Ja rääkige siis just oma grupi seisukohast, et mis te siin praegu välja mõtlesite. Alustame jälle siit ja liigume sinnapoole nagu varem. Et meil otseselt kellelgi ei tulnud nagu mõttesse midagi, mida oleks kuulnud peale, et Harry Potteris on need loitsud ja siis need nagu tunduvad veits imelikud vahest või noh, et need on jah. Ehk siis teie laudkonnale pigem ei läinud peale? No jah. Kõige imelikum sõna, mida meie laudkonnas kohati oli emo jutuajamine, aga muusid sõnu väga ei kohatud ja teised väga polnud selliseid raamatuid lugenud, kus on imelikke sõnu. Meie grupis tuldi arvamusele, et raamatutes ei ole eriti nagu naljakaid sõnu, vaid pigem raamatutes on naljakad olukorrad, aga mõnikord moodustavad nagu mingi võõra sõna, mingi 2 erinevat, et tuleb liitsõna ja see ongi kõige naljakam asi selles raamatus. Aga tavaliselt on ikka olukord kõige naljakam.
ka meie laudkonnas ei olnud selliseid nagu naljakaid sõnu, vaid pigem olidki ka olukorrad või siis laused, mis olid naljakad. Okei, väga tore, aga liigume järgmise küsimuse juurde. Et kui raamatus peaksid esinema sellised väljendid nagu loll ja jolo, ma usun, et ilmselt teate, mida need tähendavad, siis kas see on teie jaoks naljakas või pigem segadust tekitav? Et sellega ei tohiks liialdada, aga oleneb väga raamatust. Kui on mõni raamat, nagu näiteks me tõime näiteks Loti Pruuksi, siis seal ongi nagu meie vanune tüdruk ja siis nagu ikka noored kasutavad slängisõnu ja siis see nagu sobib. Aga jah, kõikidesse raamatutesse see võib-olla nagu ei sobiks. Meie arvasime seda, et see on lihtsalt üks vana onu, kes üritab olla äge ja et nagu meile väga see ei meeldi, kui meie näeme selliseid slänge raamatutes. Meie grupis tuldi arvamusele, et mõnedele meeldib, kui sa saad sellest sõnast nagu aru, siis see võib olla naljakas, aga kui sa ei tea, see viib sind segadusse või midagi sellist, et see väga oleneb inimesest ka, et nagu mõnedele väga meeldib, mõnedele nagu see üldse ei meeldib, see nagu ja raamatutest oleneb ikka ka. Meie tiim arvas, et kui kasutatakse slänge raamatutes, siis on pigem segadust tekitav ja meie tiim väga ei loegi selliseid raamatuid, kus on slänge. Näiteks meie tiim loeb enamasti näiteks montaažikirjandust, aga slängi kohta pigem kas noorte raamatutes või päeviku vormis kirjutatud raamatutes. Aitäh nende ilusate vastuste eest. Aga mis teie grupp arvas, et kui te ise peaksite kunagi raamatu kirjutama, et kas te kasutaksite pigem korralikku kirjakeelt või slängi? See jälle oleneb, milline raamat. Jah, et kui on siuksed nagu päevikuvormis raamatud, siis sobib või võib-olla nagu otsekõnes, kui ongi mingid siuksed nagu raamatud, kus on nagu noored ja siuksed inimesed, kes kasutavad slängi. Aga kui räägib mingitest inimestest, kes nagu siukses eas, kes tavaliselt ei kasuta slängi, siis see võib tunduda imelik ja ei sobi väga. Meie kasutaksime pigem tavalist tänapäevast kõnekeelt, aga vahepeal ka tooks paar slängi näidet. Ma arvan nagu tiim ka, et me võib-olla kasutaksime, aga mitte eriti palju, et pigem oleks nagu tavaline kirjandus, aga ikka seal oleks mõnikord slänge ja see oleks nagu selles olukorras, ma arvan, naljakas, et nagu liiga palju me ei kasutaks neid. Meie tiim kirjutaks pigem ikkagi raamatuid tavalises klassikalises keeles, aga näiteks mina isiklikult, kui ma võtaks ja kirjutaksin noorte kirjandust, siis ma võib-olla kasutaksin mõningaid üksikuid sõnu, näiteks lühendaksin matemaatikat mataks või näiteks eesti keelt etaks. Aitäh, aga liigume nüüd sellisesse igapäevasesse olukorda, et kui te koolis peate näiteks mingisugust kirjandit kirjutama, et kas või kirjanduse tunnis, ja kui te sisaldaksite seal sees väljendeid nagu XD või OMG, mida teie õpetaja sellest arvaks? Et kas see pigem oleks selline vastumeelne või põhjendage? Ma arvan, et pigem vastumeelne, sest koolis eesti keele tunnis me õpime eesti keelt ja kui me hakkame kasutama näiteks mingit inglisekeelset slängi, ma arvan, et õpetajale väga ei meeldiks samuti, aga samas kui kirjutaks just midagi nagu noortest ja nagu siis jälle, et need noored kasutavad slängi, et võib-olla neid nagu elupõhiseid neid nagu lauseid või seda slängi sisse tuua võiks, aga mitte liiga palju, see kindlasti ei meeldiks õpetajana. Meie laudkond siis arvas, et oleneb õpetajast, et näiteks kui on vanem õpetaja, siis ta ei pruugi enam aru saada ja talle ei meeldi see sellepärast, et ta on harjunud vana eesti keelega ja
tõesti ei saa nendest aru, aga kui on noorem, siis ta võib-olla on juba nendega natukene rohkem harjunud ja õpetab ka lastele teisi keeli ja kõik. Ma isiklikult arvan, et see väga oleneb teemast, et kui õpetaja annab, ma ei tea, mingi teema, et vanaaegne Eesti, siis muidugi ta paneks sul punktid maha, kui sa kirjutaksid mingi oh my god või midagi sellist. Aga kui ta paneb mingi teemaks, et kirjuta tänapäevase mingi koolipäeva või midagi sellist, siis ma ei usu, et tal midagi vastu läheks eriti. Et jah, võib-olla ta ei tahaks, et ma kirjutaksin liiga palju, aga ma ei hakkaks eriti palju ka kirjutama. Kui sa kirjutad ise lauset, siis pigem mina ise ei kasutaks mingiseid slänge nii, aga kui ma tooksin näiteks kusagilt filmist või raamatust näiteks mingi näite ja seal on släng sees, siis ma ikkagi kirjutan selle slängi sisse. Aga ma arvan, et enamasti õpetajad ei saa enam meie ajast slängidest aru, sest et nad on teisel ajastul sündinud. Aga kas släng sobib pigem tõsiste või koomiliste lugude juurde? No pigem ikkagi koomiliste lugude juurde, sest jah, aga võib-olla mõndada näiteks kui on noorteromaanid näiteks, siis ka võib-olla, kui on mingi tõsine teema, siis ikka noored kasutavad slängi. Oleneb jällegi loost, et kui ongi näiteks nagu noorte oma, siis muidugi võib vahepeal slängi kasutada, aga kui on näiteks suurte täiskasvanute raamat ja seal räägitakse tõsisest jutust, siis pigem ei kasuta slängi, vaid kasutatakse korrektset keelt. Ja sellepärast ma arvan, et sobiks rohkem äkki koomilistele. Ma arvan, et slängid sobivad pigem nagu noortele ja tavaliselt neid kasutatakse mingi nagu mina-vormis kirjutatud raamatutest ja see on nagu, kus on päevik, sest nagu see ei hakka, ma ei tea, mingi enda eluloos rääkima slängidega, et see pigem nagu sellist päevikutest kirjutad seda. Aga tavaliselt ikka see on koomilistes, sest nagu siis on nagu hea tuju ja siis sa kasutadki neid. Sa ei hakka keegi suri ära ja sa hakkad mingi slänge kasutama. See oleks nagu üldse loogiline. Ma arvan, et släng kuulub pigem nagu sellise naljaka teksti juurde või siis päeviku vormis kirjutatud raamatu juurde, sest et see on sinu päevik ja sa kirjutad, kuidas sa ise tahad. Aga teie laudkondade vaatepildist, kas kõik saavad slängist ühtemoodi aru või mitte, et kas see tekitab teile omavahel segadust ja mis need tagajärjed võiksid olla? No vahest juhtub niimoodi, et on mingi uus populaarne sõna või mingi uus släng ja sa lähed kooli ja siis sa ei saa aru ja siis mul näiteks mõned grupikaaslased ütlesid, et nad siis guugeldavad või küsivad vanematelt, aga minu vanemad näiteks ei tea neid sõnu. Ja siis pigem, kui mina räägin nagu hakkan neid kasutama, siis nemad õpivad minu pealt neid. Kui mõned inimesed ei saa slängidest aru või siis kui on internetis hästi populaarne släng praegust, aga mõnedel lastel pole seda internetti, kuna neil on piirangud ja võib-olla nemad siis on nagu grupist välja jäetud ja mõned teevad nendele nalja. Slängist ei saa kõik nagu ühtemoodi aru, sest esiteks iga inimene nagu räägib enda moodi ja siis tema arust võib-olla see on naljakas, aga teiste arust ei ole. Pluss väga paljud ei tea mingi populaarseid slänge ja siis neil tekitab see väga suurt segadust ja siis nad ei saa lihtsalt sellest aru ja neil on siis see mitte huvitav.
meie laudkonnas ei saanud kõik inimesed kõikidest slängidest aru ja ma arvan, et kui on koolikeskkond ja sa ei saa seal slängist aru, siis see võib viia selleni, et sind hakatakse näiteks kiusama selle pärast või nii. Nii et ma arvan, et släng võib viia lahkarvamusteni. Aga kas te oskate tuua veel näiteid raamatutes, kus tegelased räägivad nagu teie või teie sõbrad, mida te võib-olla grupis mainisite ka? No ongi mingid nagu päevikuvormis raamatud ja me tõime näiteks välja oma grupis Loti Pruuksi. Mina arvan, et ka päevikuvormis näiteks nagu igasugused päeviku moodi raamatud, mis teevad loo koolilastest. Meie grupis mainiti väga palju Loti Pruuksi, aga nagu rohkem eriti raamatut keegi ei maininud, sest öeldi, et pigem nagu ei ole selliseid raamatuid, kus keegi räägib nagu sina. Et sa pigem saad nagu teada uusi keelde, nagu kuidas teised räägivad, aga muidu sellised raamatud eriti ei ole. Meie grupp tõi välja raamatuid nagu näiteks Lotte Pruukse, Ühepardipäevik ja ka Luuseripäevik. Suur aitäh nende ägedate vastuste eest. Aga nüüd hakkab aeg vaikselt peale pressima. Mul oli tore kuulda, et teil olid tegelikult päris sarnased seisukohad üksteisega. Aga nüüd on teid ees ootamas snäkipaus. Siis foajees on ootamas maitsvad kookeri soolased, magusad ja kaerapankoogid. Ehk siis liigume koos siia kõrvalsaali. Nüüd ongi aeg käes meie viimaseks teema aruteluks, kus kohtuvad hoopiski erinevad keeled kogu maailmas. Ühe esindaja paneeli. Esimeseks küsimuseks siis, millises keeles sina ja su grupikaaslased kõige rohkem loevad ja miks? Meie grupp ütles, et mõned loevad muidugi inglise keeles, aga mõned ka eesti keeles, ehk siis minu arust see on väga segamini. Et mina isiklikult loen ka eesti keeles kui ka inglise keeles. Enamus meie grupi inimesi loeb eesti keeles raamatuid, kuna nende arust niimoodi nagu lihtsam aru saada sellest loost. Meie grupp loeb enamasti inglise keeles, kuid ka mõned loevad eesti keeles ja inglise keeles on just need plussid, et seal saab võib-olla mõnest väljendist rohkem aru, kui eesti keeles ei saa. Meie grupp loeb põhiliselt eesti keeles, aga kui näiteks on mingi sari, mille esimesed osad on tõlgitud eesti keelde ja teised ei ole, siis nad loevad ka inglise keeles. No aitäh. Nüüd järgmine küsimus on, kas see, et paljud filmid ja ka raamatud on inglise keeles kuidagi mõjutab teie lugemisharjumusi või mida te sellest arvate just laudkondade raames? Meie grupp ütles, et otseselt väga ei mõjuta, aga ingliskeelsed filmid ja raamatud aitavad keelt õppida paremini ja siis seda sõnavaraga. Et nagu väga ei, see nagu ei muuda väga palju.
meil ka otseselt väga ei muutu see, aga meie laudkond arvates tahaks, et nagu rohkem asju tõlgitakse teisesse keelesse. Ja see nagu, kui mõni film on mingis teises keeles, arendab see ka keeleoskust ja samuti ka sõnavara. Meie ka leidsime, et see arendab sõnavara nii võõr kui ka eesti keeles. Lisaks sa nagu leiad uusi fraase, mida vestluses kasutada. aga kas teile tundub, et eesti keel või inglise keel on raamatutes populaarsem ja miks nii? Meie grupp arvas, et inglise keel võib olla populaarsem, kuna see on selline hästi ülemaailmne keel ja põhiliselt kõik sotsiaalmeedia saidid on ingliskeelsed ja meie grupp veel ütles, et noored on harjunud estonglishit rääkima, mis on siis nagu eesti ja inglise keel kokku pandud. Et inglise keel on nagu universaalselt nagu väga palju rohkem popim, et nagu kõik, peaaegu kõik nagu teavad inglise keelt. Ja siis Inglise keeles on ülemaailmselt täiesti levinud. Noored räägivad hästi palju ingliskeelsest tulevast slänge ja inglise keeles on huvitavaid väljendeid, sellepärast ka mõned noored kasutavad neid näiteks tänapäeva elus ja ma arvan, meie laudkond arvas ka, et inglise keel on palju popim kui eesti keel. Meie leidsime, et populaarsem Eestis on siiski eestikeelsed raamatud, aga inglise keelel on nagu rohkem raamatuid ja seega see kõik nagu oleneb. No aitäh, aga kui nüüd lugeda mingisugust tõlgitud raamatut, ehk siis mis on algselt kirjutatud teises keeles ja eesti keelde kohandatud, et mis tunne siis on, et kas tekib mingisugune segadus vahepeal selle tõlkimise õigsuses või korrapärasuses? Meie grupp arvas, et sõnavara on vahest selline imelik ja kitsas või tundub teistsugune ja et erinevust on palju näha, kui lugeda sama raamatut mitmes keeles. Et segadus võib tekkida, kuna nagu mõned nimed teistes keeles on nagu teistsugused ja siis on nagu halb tõlge lihtsalt. Meil oli ka, et see on erinev, sellepärast et nimed, kohanimed, näiteks mõned rahvustoidud võivad olla Inglismaal erinevad, aga Eestis tõlgitakse neid üldse teiste nimedega ja see võib segadusse ajada, et siis kumba öelda paremini, et kumb oleks traditsionaalsemini öeldud. Me leidsime, et kõik oleneb esiteks tõlkijast ja et kas on nagu üle tõlgitud ja liiga spetsiifiliseks mindud või üle käte, ehk siis on liiga pealiskaudne. Ja lisaks, kui tõlgitakse ära nimede tähendus, siis see ei ole hea. Aga kas keele muutmine muudab tegelased või loo olemust? Mis arvate? Meie grupp tõi üleval ühe populaarse teema Lottie Brooks, et nad arvasid, et inglise keeles on Lottie kujutatud rohkem täiskasvanuna ja küpsena ja eesti keeles tundub ta rohkem lapsik. Aga see on ilmselt sellepärast, et kuna me oleme ka lapsed ja siis me räägime ka eesti keelt, et ma arvan, et ta tundub meiega rohkem nagu ühtivam ja lapsikum. See tegelikult väga ei muuda, aga natukene võib muuta ka arusaamist, et kuidas keegi mõndadest väljenditest ja nimedest aru saab ja samuti ka Lottie Brooksi raamatutes on toodud välja need erinevad nimed, võib-olla Inglismaal mõni nimi võib olla natuke teistmoodi kirjutatud, aga eesti keeles tõlki on võib-olla mõnda teistmoodi kirja pannud selle. Me leidsime, et sisu poolest eriti ei muuda, aga kui tõlgitakse nimed ära, siis ei ole eriti hea. Aga nüüd pange endast uuesti autori olukorda, et kui te ise siis kirjutaksite mingisuguse teose, kas te teeksite seda eesti, inglise või mõnes muus keeles kas või?
Mina arvan, et mina kirjutaksin kindlasti rohkem eesti keeles, mõned meie grupist ütlesid, et inglise keeles, mis on ka muidugi okei. Ma kirjutaksin pigem eesti keeles, kuna eesti keel on rohkem tuttav mulle ja selles on rohkem selliseid kauneid sõnu, mida ma tunnen hästi, kuid muidugi inglise keeles kirjutamine oleks ka väga vahva väljakutse minu arust. Ma ise kirjutaksin eesti keeles, kuna ma arvan, et see oleks lihtsam ja ma nagu tean eesti keelt palju paremini kui inglise või mingi muud keelt. Enamus meie grupist ütlesid, et eesti keeles, aga ka vahel inglise keeles, aga sel juhul, kui nad kirjutavad eesti keeles või inglise või vene keeles, siis nad laseksid mõnel tõlkijal tõlkida sellesse mitmesse keelde, et ka teistel maadel oleks seda huvitav lugeda. Me leidsime, et kuna eesti keel on meie emakeel, siis me ilmselt kirjutaksime sellest, sest et meil on siin kõige suurem sõnavara ja me saame ennast kõige paremini väljendada. Aga milliseid fraase või sõnu eesti keeles ei saa hästi tõlkida? Ma arvan, et kindlasti kui on ingliskeelne raamat, siis seal on mõned ainult ühele riigile omased väljendid, nagu näiteks on inglise keeles bloody hell. Ma ei usu, et sa väljendad seda eesti keeles verine põrgu. Et ma arvan, et selliseid nagu väljendeid on raskem tõlkida. No meie grupp arvas, et vana sõnu oleks väga raske tõlkida. Näiteks kui sa tahaksid tõlkida eesti keelest inglise keelde, siis oleks väga raske rahvustoite, näiteks räim tõlkida, näiteks viineri pirukaid oleks teistmoodi tõlkida ja samus ka liitsõnu, mis võivad anda üldse teise tähenduse, kui sa tõlgid neid teise keelde. Leidsime ka, et vanasõnu ja lisaks piltlikke väljendeid, näiteks nagu haneselga vesi. Kas teie arvates on mõni lugu hoopis parem inglise või mõnes muus keeles? Ma arvan, et muidugi sõltub inimesest, et kui sulle meeldib rohkem ingliskeelne, siis muidugi sulle meeldib ingliskeelne rohkem. Või kui on siis lugu leiab aset mingil kindlas kohas, näiteks Inglismaal või ma ei tea, kas või Prantsusmaal, siis ma arvan, et see on kindlasti selles omases kodukeeles võib-olla parem, kuna need kogemused on samasugused. Inglise keeles on mõnikord lihtsam aru saada mõndadest väljenditest ja on eesti keeles ka selliseid asju, mida ei ole väga võimalik nagu kahte moodi mõistmata öelda, nii et inglise keeles oleks kindlasti nagu lihtsam mõnel aru saada ning see ka nagu annab teistele sükest mõttemaailma, kuidas sa seda tõlgiksid teises keeles. Me leidsime, et kõik oleneb raamatu sisust ja autorist ning sõnavarast, mida seal kasutati. Aga mida arvavad teie vanemad ja õpetajad, kui te kas inglise keeles või mõnes muus võõrkeeles loete? Minu vanemad leiavad, et teistes keeltes raamatute lugemine on väga selline hariv, kuid minu kirjanduse eesti keele õpetaja arvab, et rohkem peaks lugema raamatuid ikkagi eesti keeles ja ta ütleb, et tema lapsed loevad ka liiga palju inglise keeles, et tema arust on see natuke jube. Mu vanemaid nagu väga ei huvita, mis keeles ma loen asju, et nagu ma peaasi loen midagi ja ei raiska oma aega mingi teiste asjade peale. Meie vanemaid arvavad sellest niimoodi, et see arendab sinu keeleoskust ja ka õpetajad mõnikord arvavad tõesti, et see ingliskeelsete raamatute või üldse võõrkeelsete raamatute lugemine võib-olla vahel läheb liiale ning vahepeal oleks parem ka lugeda rohkem eestikeelseid, arendada enda emakeelt kui mõnda muud keelt. Me jõudsime järeldusele, et vanemad soovitavad lugeda pigem eesti keeles ja ka kirjanduse või eesti keele õpetajad, aga inglise keele õpetaja on päris rahul, kui me vahel ka mõne ingliskeelse teose kätte võtame. Aga kas teie arust on see üldse tähtis või kasulik lugeda võõrkeeltes, et milles see seisneb üldse?
mina arvan, et võõrkeeltes lugemine on kindlasti väga kasulik ja värskendav ja sul on väga palju uut sõnavara, kui sa selliseid raamatuid loed, aga noh, muidugi sa võid lugeda ka ainult eesti keeles, et see sõltub ikkagi sinust ja mida sina tahad. Nagu kui sa loed ingliskeelseid raamatuid, siis see võib aidata sul nagu sellest keelest rohkem aru saada ja niimoodi. Aga mina loeksin pigem eestikeelseid raamatuid. Kindlasti on väga oluline, et sa loed eestikeelseid raamatuid, kuid ka mõnikord arendab see sind ennast, kui sa loed ingliskeelseid raamatuid. Kuid see alati sõltub ka inimesest, et millises keeles talle kõige rohkem meeldib lugeda. Et kui sa sunnid teda lugema ainult eesti keeles, siis ta võib-olla arvabki, et eestikeelsed kirjandusteosed võivad olla nõmedad, kuid inglise keeles siis mõnikord teises keeltes võivad tunduda need hoopis põnevamad. Leidsime, et see arendab sõnavara nii eesti keeles lugedes kui ka inglise keeles lugedes ja aitab ennast vabamalt väljendada. Ja kõik oleneb enda nagu perspektiivist ja eelistustest. No nii, väike kiire küsimuste rada. Aga nüüd saate jälle liituda oma laudkondadega. Ja me paluksime ette lapse õiguste saadiku Meribeli, kes seletab, mida peame järgmisena tegema. Tere päevast ka minu poolt. Nagu mainitud, ma olen Meribel ja meil on siis nüüd tulemas raamatupaus ja ma selgitan siis, mis me teeme. Ühesõnaga, teie laudkonnas on nii-öelda stack raamatuid, on ju. Nii, te võtate selle raamatu, vaatate seda sisu kokkuvõtet, loete selle läbi. Kui olete läbi lugenud selle, siis tõstate raamatu ülesse ja siis tulete oma nii-öelda laudkonnaga, otsite üles autori, kes siis kirjutas selle raamatu ja te saate ühe märksõnaga siis nii-öelda kirjeldada seda raamatut, seda sisu kokkuvõtet, mis te just lugesite. Ja siis andke teada, kui te olete valmis. Väike kirjanduslik paus tehtud. Nüüd palume teil teha kogu päeva mõtetest kokkuvõtte siis laudkondade siseselt, mida igaüks saaks siis hiljem jagada. Me tuleme teid kohe varsti küsitlema, teil on umbes 10 minutit aega. Ja siis põhirõhuks ongi see, et mis moodustab teie arvates ideaalse lasteraamatu. Otsad kokku ja hakkame nüüd teid küsitlema. Noh, alustame siit.
Milline on siis teie arvates see ideaalne lasteraamat? Paneme väikese ringi peale, äkki alustame sinust. Slängiga mitte liialdav ja pilte on minimaalselt kuni 0, kuna siis meie kujutlusvõime saab töötada. Milline see slängi piir võiks olla? No mingi paar sõna äkki, kuna kui see on nagu iga lause tagant on lihtsalt mingi YOLO või LOL või Sigma, siis see ei ole naljakas ja ma ei usu, et noortele väga meeldiks see, kuna see jätaks mulje nagu mingi vanaisa oleks guugeldanud, kuidas ma saan noortega seostada ja siis nägi kõiki neid sõnu ja kasutas neid liiga palju. Väga tore vaade, liigume edasi. Ma arvan, et oleksid nagu konkreetsed teemad, näiteks siis kriminaaljutud, äkki fantaasia kindlasti ja seiklusjutud ka. Et on nagu konkreetsed teemad, mida meie vanused loevad. Aitäh. Aitäh. Lastele siis pigem värvilisemad pildid ja rohkem tegelasi, aga noortele siis vähem pilte ja rohkem selliseid kriminaalseid ja romaane. Aga kuidas keelega või slängiga oleks? Millist sa eelistad seda ranged või pigem vabamas vormis? No oleneb raamatust. Näiteks kui sul on mingi päeviku stiilis raamat, et siis need slängid on nagu päris teretulnud, aga kui sa kirjutadki mingist ajaloost näiteks, siis släng seal on nagu, oota, kust see nüüd tuli, et see üldse ei sobi siia. Aitäh. Minu arust noortele võiks olla rohkem naljakaid selliseid sarnaseid raamatuid, sest seal räägitakse nagu sama keelt, mida räägitakse noored praegu. Täna käis päris palju läbi Lotte Bruks, mis on tegelikult sellises päeviku vormis. Kas see sinu arust on lähedal sellele ideaalsele raamatule ja miks? Sest see on naljakas, see on selline raamat, mida sa tahad lugeda, nagu sa ei saa peatuda. Ja siis sul ei ole kuidagi nagu, sa ei mõtle enda elust, vaid siis sa mõtled ainult, millal ma saan selle raamatu tagasi. Aitäh. Ideaalne lasteraamat võiks olla nagu, noorte raamat just võiks olla nagu samamoodi minimaalsed pilte. Päeviku vormis oleks nagu ka kõige parem, sest nagu noored nagu hindavad seda, kui nad näevad nagu ümber maailmaselt, nagu mida teised noored teevad ja samas võib tunduda näiteks, et ma olen üksik, aga kui nad saavad lugeda näiteks teiste päeviku vormis raamatuid, saavad nad teada, et nagu ka mõned teised noored on nagu üksikud, et nad ei ole ainsad. Aga mida sa muudaksid praegustes päeviku stiilis raamatutes? Mis see ühine veakoht neil võiks olla sinu arvates? Ma praegu hetkel midagi ei muudaks välja arvatud seda, et neid võiks rohkem olla. Tore. Ma arvan, et noored ja võib-olla lapsed ka tahavad rohkem lugeda nagu raamatuid, kus nad nagu samastuvad ja näevad, et kellelgi teisel on ka nii, et nad ei tunne ennast nii kõrvale jäetuna või üksikuna, et nad saavad aru, et nad pole ainsad, kes nii tunnevad. Aitäh. Aga lihtsalt ühe kiire kõrvale põikana, et tahaks teilt igalt ühelt küsida, et kumba te rohkem loete siis, kas eesti või inglise keeles või muus võõrkeeles? Ma eelmine aasta just lugesin rohkem inglise keeles raamatuid, kokku 8. See aasta ma proovin lugeda rohkem eestikeelseid raamatuid, et oma sõnavara rikkamaks teha. Mina personaalselt loen ingliskeelseid raamatuid, sellepärast, et see arendab mu keeleoskust ja ma oskan enda arvates hästi eesti keelt. Nagu päris raamatuid loen ma eesti keeles, aga ma armastan ka väga mangasid, mis on inglise keeles. Ma loen palju eesti keeles, aga ilmselt ma loen rohkem vene keeles, see on minu emakeel ja mul on lihtsam selles lugeda. Pluss minu jaoks vene keeles on palju rohkem raamatuid, mis mulle nagu päriselt meeldivad ja kõik nagu raamatud, mis ma nimetan lemmikraamatuteks, on just vene keeles. Mina loen isiklikult eesti keeles, kuna ma oskan inglise keelt üsna hästi ning mul ei ole seda väga vaja arendada nagu lugedes. Mul arendan seda koolis tundides ning pigem harjutan just, et mul püsiks eesti keel, mitte slängid. Ja ma loen ka pigem eesti keeles, aga ka natukene inglise keeles. Suur aitäh teile.
liigume nüüd teie poole. Mis on siis see ideaalne lasteraamat? Alustame siit näiteks. ma arvan, et ideaalne lasteraamat on ilma piltideta või noortele rohkem on ilma piltideta, siis nad saavad ise rohkem ette kujutada. Ja mulle meeldivad noorteromaanid. Mulle meeldib lugeda enda eluga sarnanevaid minimaalsete piltidega ja kiirete sündmuste muutumisega raamatuid. Aga kas oskaksid kommenteerida, miks see elusarnasus või samastumine teeb raamatu põnevaks? Just sellepärast, et võib-olla sa näed, et kuskil maailmas on mõni teine inimene, kes on täpselt samasugune nagu sina ja jah. Mulle meeldib lugeda selliseid raamatuid, kus on vähe pilte. Mulle meeldivad fantaasiaraamatud ja ka sellised tegelased, kellega saab samastuda ja siis selline hästi huvitav lugu võiks olla. Kas sa oskaksid praegu mõne teose tegelased nimetada, kes on sinuga väga samastunud? Ma ütleks võib-olla Harry Potterist Hermione Granger. Kuna meil on päris olid sarnased juuksed, ma lõikasin need maha nüüd. Ja me oleme mõlemad sellised nohikud. Aga nohik on minu jaoks hea sõna, nii et... Minu jaoks ka. Mina sooviksin rohkem näiteks fantaasiarikkaid, päevikulaadseid ja veekindlaid raamatuid. Veekindlaid? Sellepärast, sest mul kipub olla koolikott täis ja kui vihma sajab, siis mu raamat on tavaliselt kõige kõrgemal. Nii et ta saab alati kõige rohkem märjaks. Ja kui see on näiteks raamatukogu oma, siis see on alati tüütust. See on alati märg ja selle eest võib näiteks pahandada saada natukene. Mis teeb raamatu veekindlaks? Ma ei tea, kiled ümber näiteks. Aga kas sa kannad siis koolis raamatuid kaasas? Jaa, ikka. Kas vahetunnis on tore lugeda? Jaa, ikka. Väga hea kuulda. Mulle meeldivad ilma piltideta raamatud, sest siis ma saan seda kõike ise ette kujutada. Ja vahest on isegi niimoodi, et kui ma olen juba endal mingi kujutuspilli loonud ja siis hiljem ka tekstis on, et läksin läbi köögi elutoa ja siis läksin oma vennatoast mööda ja jõudsin enda tuppa, siis tekib uus kujutluspilt. Ja see on põnev. Mulle meeldib just ka lugeda siis, kui on näiteks peatüki alguses mingi väike mustvalge pilt ja siis mulle meeldib lugeda selliseid fantaasiaraamatuid ja siis just ka selliseid päevikuraamatuid, kus saab samastuda tegelasega. Aga ma esitan teie laudkonnale ka sellise väikse kiire küsimuse, millele saate lühidalt vastata, et mis on teie lemmikraamatu žanr? Žanr nagu liik, et kas seiklusraamat, krimi? Minu lemmikraamatu on noorteromaanid pigem. Siuksed seiklusraamatud. Fantaasiaraamatud, kus tegelasteks on ükskõik millised asjad, mis ei ole inimesed, et siis loomad. Mul on fantaasia, seiklus ja ma saan oma ühest natukene ka krimiraamatuid laenata. Mulle meeldivad väga krimiraamatud ja ma olen lugenud läbi kõik Kristina Olssoni, üks Rootsi kirjanik, kõik tema laste krimkad ja need on väga head, soovitan. Mulle meeldib ka lugeda fantaasia ja seikluse raamatuid. Aitäh teile. Liigume edasi. Milline on siis teie ideaalne lasteraamat? Võime, jah. Minu meelest on ideaalne lasteraamat siuke, kus on põnevust, nalja ja ei ole pilte. Kas sul on ka mõni näide tuua, mis kõikidele nendele kriteeriumitele vastab? No Harry Potter on peaaegu siuke. Midagi müütikaga, aga samas ka midagi nagu Eesti-poolsemat, kus on Eesti ajalugu, aga välja mõeldud sündmustega ja seal ei tohiks olla pilte. Mis on sinu praegune isiklik lemmik? Tahaks öelda, et Andrus Kivirähi
mees, kes tundis ussisõnu või teadis, ma pole kindel, mis ta näeb. minule meeldivad sellised nagu seiklusjutud ja nagu sellised seiklus ja fantaasia, mingid sellised vahepealsed, kus ei ole eriti pilte ja enamasti eesti keeles. aga slängi kohalt, kas sa arvad, et see on pigem positiivne või? no minimaalne släng. Minu lemmikraamatud siis on enamasti ilma piltideta või noh, ongi tegelikult üldse ilma piltideta. Ja fantaasiaraamatud, just sellised raamatud, mis on teises maailmas, düstoopia raamatud või midagi sihukest või nii-öelda justkui on tulevikus, aga siis mitte päris ulme. aga kas pigem eesti või inglise või mõnes muus keeles? Siin on see, et väga paljud raamatud, mille sa nagu esimesena lugeda tahaksid, sa tegelikult leiad ju meediast ja ma olen tihti tähele pannud, et neid tegelikult ei ole eesti keelde tõlgitud ja siis peab inglise keeles lugema, kui sa ikkagi väga tahad lugeda. Aga muidu ma eelistaksin ikkagi eesti keeles lugeda. Ideaalne raamat oleks kindlasti eesti keeles minimaalsete piltidega ja slängi ei oleks. Ja mina arvan, et kõige parem žanr raamatule on fantaasia, sest et ma olen tähele pannud, et eesti kirjanikud kirjutavad väga vähe fantaasiaraamatuid. aga kes on teie lemmik eesti kirjanike seast? Mul on Mikka Keränen. Pole. Väga tore on Janno Põldmaa. Ma loen rohkem tõlkekirjandust, aga eesti kirjanikest on väga tore Andrus Kivirähk. Ma loen ka pigem tõlkekirjandust, aga kui ma peaksin valima nagu eesti kirjanikest, siis mul ei ole kindlat lemmikut, aga mulle meeldivad Liina Vagula raamatud. Kas sa oskad ka selgitada, miks sa pigem tõlkekirjandust loed, et kas midagi Eesti loomest häirib või kuidas sellega on? Eesti loomes on nagu väga häid raamatuid ka ja kirjanikke, aga tõlkekirjanduses on rohkem fantaasiaraamatuid. Suur aitäh. Aitäh teile. Väga head vastused. Liigume edasi. Milline on siis teie ideaalne lasteraamat? No üks ideaalne lasteraamat oleks kindlasti selline, mis on nagu pigem selline krimipoolsem, sellepärast et mulle meeldib nagu selline draamateema. Mulle meeldivad raamatud, mis on kirjutatud mina-vormis ja on hästi seiklusrikkad. Kas siis slängiga? Ei, vaid need ongi nagu seiklusrikkad, aga nad ikkagi räägivad noorte elust, aga mitte slängiga, vaid nagu mitte praegusest aastaid, natukene vanaaegsest. Aga mis selle mina-vormi võlu on, et mis selle just eriliseks teeb? See näitab tegelase mõtteid, mitte ainult tegevust. Aitäh. Mulle meeldivad siuksed raamatud, kus on nagu hästi palju üllatusi, et ei ole nii, et saab juba kohe algusest teada, mis lõpus juhtub. Kas sul on niimoodi juhtunud, et loed raamatut ja saad kohe tervest sisust aru enne lõpu jõudmiseni? Jah. Kas sul on ka näide sellisest raamatust? Jah. Lasse ja Maja lugesin neid kunagi väiksemana. Okei, aitäh. Liigume edasi. Minu arust oleks üks ideaalne lasteraamat selline, kus räägitakse nagu tänapäeva elust. Näiteks tänapäeva noorte elust nagu päriselt, mis päriselt seast nagu praegu on. Ja seal räägitakse hästi palju nagu sellisest koolidraamast. Et näiteks mõned inimesed tunneksid, et nad ei ole nagu nii üksi. Aga mis sa arvad illustratsioonidest ja piltidest? Neid võiks olla natukene vähem. Sest et siis näiteks, kui on hästi pikk kirjeldus, sa vaatad teisel lehel on pilt, et miks ma üldse lugesin nii pikka kirjeldust. Aga kui need on, siis missugused need võiksid olla või kas see oleneb žanrist või? No see täitsa oleneb. Mulle meeldivad sellised raamatud, kus on mina vormis tegelas, kellega ma saaksin samastuda.
ning näiteks ta võib olla mingis olukorras, milles ma olen varem olnud ja siis oleks huvitav vaadata ka, et mida mina oleks võinud seal olukorras teha või võrrelda minu ja tema tegevusi ning üleüldse on huvitav lugeda, mida näiteks minulaadne tegelane mõtleb. Aga ka sulle selline küsimus, et kas sa oled sellist raamatut lugenud, mis vastab sellele olule? Minu arvates see võiks olla Kadri. Meil oli näiteks väga palju samasuguseid iseloomujooni ja hoobisi. Et mulle meeldivad raamatud, kus on nagu põnevad ja nagu seikluslikud tegelased ja niimoodi. Ja siis vähe pilte ja slängi ei ole. Kes on sinu lemmikud seikluslikud tegelased? Harry Potter. Harry Potter ise või sealt sarjast keegi veel äkki? Lihtsalt Harry Potter. Aga Harry Potteri sarjast, kas sul on ka lemmikraamat? Ei ole, mulle meeldivad kõik. Väga tore vastus. Aga teie ei pääse sellest kõrvalepõike küsimusest, et mida te arvate kohustuslikust kirjandusest ja kas teie arvates see on selline ajatu, mis jääb alati ägedaks? Mulle meeldib kohustuslik kirjandus, kuna nagu siis sa saad uusi raamatuid proovida lugeda ja nagu jah. Mulle väga meeldib kohustuslik kirjandus, kuna siis ma avastan ja ma leian uusi raamatuid ning ma katsetan enda puhul neid žanreid. Ja ma küll loen neid viimasel minutil, aga need on alati huvitav ja lõbus lugeda. Mulle meeldib ka kohustuslik kirjandus, sest et meie õpetaja paneb meile niimoodi, et me saame valida. Ta paneb meile kindlad raamatud, millest me saame valida, milliseid me tahame lugeda ja me saame valida nagu enda jaoks sobivaid. Kas ka sina jätad vahepeal viimasele hetkele selle lugemise? No tavaliselt küll, aga meil on nii palju aega, et mul hakkab vahepeal lausa nii igav, et ma loen selle raamatu täiesti läbi. No mulle ei tee see üldse vahet. Ma niikuinii loen ja jah. Kas sul on ka mõni kindel lemmikkohustusliku kirjanduse teos siiamaani? Nagu meil saab ise valida ükskõik millist raamatut me tahame ja ainult tähtaeg on sama. Aga kuidas on klassides meeleolu? Et kas teie klassikaaslased on pigem positiivsed ja tahavad lugeda neid või? No tüdrukutel pole mitte midagi vastu, aga poisid võtavad mingi väikestel laste raamatuid. Tohoh. Minu õpetaja on sama siis eelmise tüdrukuõpetaja, aga tema tõesti ei pane meile kindlaid raamatuid, vaid ainult näiteks üks oli see kooliaasta, mille me pidime kindlalt ühe raamatu koos läbi lugema, aga teised 4 raamatut sa said ise valida. Ja meie klassipoisid absoluutselt ei taha lugeda. Nad arvavad, et see on ajaraisk. Kohustuslik kirjandus mulle isiklikult meeldib, sellepärast, et nagu siis ma avastan nagu enda jaoks uusi teemasid, nagu näiteks kui mul on muidu olnud näiteks fantaasia lemmikteema raamatutel, siis nüüd on näiteks krimi ja draama. Aga kas sul on ka mõni spetsiifiline näide tuua, et mõni raamat, mis süvendas su huvi mõnesse žanrisse? Näiteks Luuseripäevik. Väga hea näide. Aga aitäh teile! Jah, suur aitäh. Väga tore oli kuulda teie arvamusi. Aga nüüd oleme me jõudnud selle konverentsi ühe kõige oodatuma hetkeni. Ehk siis hakkame nüüd tutvustama teile teie lemmikuid Eesti lastekirjanikke. Ja nüüd nad hakkavadki järjest sisenema. Esiteks Andrus Kivirähk.
tänane lastekonverents jätkub nüüd vabas vormis meie näituste saalis. Pärast ühispildi tegemist saavad osalejad ja kirjanikud jagada mõtteid, küsida küsimusi, autogramme ja loomulikult jäädvustage seda üritust ilusate piltidega. Konverentsi salvestus avaldatakse uuel nädalal koos kokkuvõtetega. Nüüd palume osalejad ja kirjanikud ühispildiks näituse saali. Suur aitäh!